Noh, kas sai samaaegselt rekordima, siis saab siin peegelpilti teha või? Noh, Karel räägib siis oma seiklustest siin, et aastas korra panen ikka ühe megamixi hiti maha ju siin video editimise maailmas ja see peab ikka juhtuma ju kõige ägedama videomaterjaliga üldse, et kui sa saad Kehalas topeltpoodiumi oma meeskonnakaaslasega, ise jääd kolmandaks ja Michael võidab, et siis peab mingi ongelma olema ju. Ja nii on juhtunud, et ma olen kustutanud pool episoodi kunagi ära ja ma olen terve mälukaardi vist ära kaotanud ja igast asju on juhtunud ja sellist asja on ka juhtunud, et heli kaob ära. Nüüd ei ole heli kadunud, vaid heli on kehva ja näitan teile miks. Et tegelikult oligi planeeritud see nädalavahetus juba Kehala superfinaalide video välja lasta, aga kuna nüüd me avastasin siukse jama siin editimise käigus, siis me natuke mõtlen, et kuidas seda fiksida saab ja kuna contenti tuli oodatust rohkem ja ma vist teen ühe giga episoodi, mis tuleb siis nii-öelda lühifilm üle tunni äkki, tund peale. Pange like, kui teile meeldivad siuksed pikad episoodid, sellepärast et see storyline, mis juhtus enne võistlusi ja mis võistlustel lahti rullus, see peaks olema ühes episoodis, siis te näete kõike seda hustle'it. Ja mul on siin üks lisa nii-öelda videoeditor ka aidab kaasa sellele, et see võistlusosa saaks eriti spicy ja mõnus. Aga rääkides nüüd nendest asjadest. Vaata, ostsin uue kaamera, praegu filmitakse vana kaameraga. Ja kui me tegime Witchketelis seda Tõuksi maailma reklaamklippi, siis ma võtsin selle mikri küljest ära, et saaks tagurpidi Gimbaliga ägedad klipid. Ja ma ei vaadanud üldse seda ilmselt, ma olen ise selles süüdi, et kuhu auku ma selle panen, et selle saab panna kõrvaklapi auku ja saab panna mikri auku. Et ma ei vaadanud ka seda ja ma panin valesse auku, ma panin jälle valesse auku, ma panin selle õigesse auku, ma peaks siia mingit hambaorgi või mingisuguse selle tühja otsa panema, et seda ei juhtuks enam. Nüüd ma annan nagu, võtan vana kaamera ära, vaata. Ja näitan siis vana kaamera peal, et ma tean, et seda on juhtunud see, et vana kaameraga on niimoodi olnud, et see juhe jääb kuhugi taha kinni, siis see tuleb välja. Ja siin on see, et vaata, siin on see auk, kuhu ta ei lähe. Pisike on. Kõik asjad ei lähe igasse auku. Väga imelik on aukudest rääkida, aga ühes käib mikk, üheks auk on suurem kui teine, neid ei saa eksida. Ja noh, ja tänu sellele ongi see nüüd heli paha siin selles episoodis ka tulenevalt nüüd ühest kohast. Vaata, mis siin toimub. Aha, Patreoni video on ka vaja teha, selle teeme ka pärast täna ära. Siis ma nüüd näitamegi vahele siukest random stuffi, et mis siin veel toimub vahepeal, mida näete Patreonis ka tegelikult ja YouTube'i membership'is iga neljapäev otsereportaaži, siis see on nagu natuke põimitud erinevatest asjadest kokku. Et sorry, et see superfinaalide video heli on siis kehva, vabandan ette ära, ilmselt seal videos vabandan ka ette ära, et tegijal ikka juhtub. Ja tegelikult on selle arvutimajandusega ka siuke huvitav lugu, et see teeb ka siin vingerbusse ja noh, siis tuli võtta üks siuke teekond, et panna endale kokku ka üks arvuti, mis võib-olla siis kestab elu lõpuni või. Ma ei tea, kas arvutid saavad elu lõpuni kesta või? Äkki see saab. See on siis kokku pandud siin MT Shopi riiulis olevatest jääkidest ja vaadata siis mingi hea kombo, mida siia juurde veel osta. Et pooled tükid olid olemas, pooled oli vaja tellida. Aga vaata, tänapäeva maailm on ka nii uhkeks ja värviliseks läinud, et mulle nagu nii edevat arvutit ei ole vaja. Aga lihtsalt mingid tükid olid juba olemas ja vaata, kui sa selle käima paned nüüd. Pühade müristus, mis Erki BMW siin käib. Üleval on ventid huugavad, siin on mingi display selle, mis asi see on, see protsessori peal või. Graafikakaardi küljes on mingisugused leedid, siin oli leedipistikuid nii palju, et neid jäi puudu, et siin mingid leedid siin veel ei tööta. Et ma ei tea, noh, see on mingi gaimeri võib-olla unistus, aga Karelil on teoreetiliselt seda töö tegemiseks vaja, et teile teha videosid editida ja võib-olla siis see baas annab ka siukse platvormi, et saaks võib-olla 4K peal üle kolida kunagi. Aga selleks on ilmselt võib-olla siis veel võimsamad kaamerad ka vaja, kuigi see teeb ka 4K-d.
ja nii edasi, et siin on nüüd kõik maailma ägedad kõvakettad ja kõik siin, et mul siin IT-spetsialistid on soovitanud ja kokku pannud selle kompoti. Ma spekke siin teile öelda ei oska, ma panen siia siis spekid, kui keegi väga tahab ja siis kommenteerige, kas see on hea või halb või see on overkill või mina ei tea, mis see on. Aga ütleme niimoodi, et nagu mootori ehitusega läks lappesse, siis see projekt läks ka ikkagi natuke lappesse, et ma võib-olla tegelikult nii võimast asja võib-olla ise endale ei oleks tahtnud, aga olude sunnil. Me ootame, et läheb väiksemaks tuul või? Ei lähe. Jõle krabiseb, pane sellele jänkule, pane veel üks jänku otsa, muidu ei saa filmi teha. Pean lähedal. Ka hakkate, ei, heli on kuulda kõik, aga see hääl käib kogu aeg. Aga me oleme jõudnud siia Rae golfi, Unibeti opening on, see on golfi turniir, siis ma ei tea, kutsutute läinud või? Ja siis me oleme toonud show pärast siia, meid kutsuti ka show'd tegema. Golfi me mängida vist ei oska, Karel ei ole kunagi mänginud golfi. Huvitav oleks proovida, et kas on äkki Annet sellel alal ka. Et vaata nagu mehaanik oled olnud haamriga toksinud, vaata näpu pihta ei löö, äkki siis nagu nii pidi saad palli pihta ka või? Äkki see kandub kuidagi edasi loogikas, ma ei tea. Ja, looda saa. Aga show värk, auto külge pannakse siis seda tulevärki rohkem, et kui meil leek on nagu pisike vaata, siis pannakse nüüd leeki ülevalt poolt juurde. Hakkab õhku lendama midagi. Mis asja? Mis need õhku hakkavad lendama? Jetid. Jetid või? No ma ei tea, julgen lõhkain äkki. Nimetus on jetid. Aga need on punast värvi siis või? Ei, hõbedad, rohelised. No igal juhul tehakse sinna kapsariivi külge tehakse üks rida mingisuguseid balloone. Ja siis mehed, ma ei tea, siis on see kontrollpult on kuskilgi siin ja mingid mehed vajutavad nuppe või? Põmm. Kes see nupu vajutaja on? Nupuvajutaja, ise panen sulle puldi küljele. See on aega küll ja selles mõttes, et ega see driftimine on ju lihtne, nagu ma saan aru, seda harjutanud. Seal on siis 2 pulti, ühelt poolt, teiselt poolt, siis saad vajutada. Siis ise paned ja plak. Seal on nagu vaata võtitama ka veel panna ja see on nagu, ma arvan, et see on okei. Ma arvan, et ei ole muret. No saame hakkama, nii et paigaldatakse ära ja siis õhtupool on show. Vajutamise rõõm. On jah. Paigalduses ongi raske alati, see on iga asjaga nii. Vaata kapoti all on hobujõude tuli juurde, sellepärast, et siin käisid David Coulthard ja Miga Häkkinen panid oma autogrammid siia. See on nüüd vaja kinna katta või kähku ära lakkida, sellepärast, et muidu need lähevad räisku. Palju nüüd auto hind on? Enne oli sott, siis nüüd on sott 50 või? Ei, ma arvan, üks autogramm on 50, 200 on nüüd. Easy money. Et nad käisid jah kiiresti siin, tundsid hästi palju huvi, et mis turbo, miks üks on antilääg, miks pidurid ja pedaalid. Väga tehnilised küsimused olid, mitte nagu tavainimesele, et siin palju kütust võtab. Väga spetsiifilised küsimused, väga põnev. Mis siit teha saab? Siit saab käivitada siis neid ja siit me praegu testin ja siis ta näitab nagu, kas kõik lülitused on nagu, mis me ära ühendasime, et näitab, et kas kõik midagi praaki ei ole. Siis nii ongi. Saame nagu testida enne, kui laseme. Siin telgi all testi äkki läheb läbi. Ei, see ongi nagu nimetatakse testiks, tegelikult me ei lase midagi. Ta saadab väikse voolu impulsi läbi ja siis näitab, et kas lülitusi näitab või nii läge ongi. Päris pull värk jah, 32 pauku pandi siia siis. 16 lasku kokku. See on nagu downforce, ma näen siin. Nüüd on gripi rohkem. Ma näitan seda juhtmemajandust ka, see on päris korralikud aparatuurid. Nagu dünamiit on pandud siia. Nii et vaatame, milline see välja näeb siis, kui õige aeg käes on. Siuke vägev showvärk oli, et siukest pole ammu näinud, kus oli kärtsu, mürtsu ja tuld. Ja vaata, nüüd siin peab ikkagi need tähtsad autogrammid on nüüd siin ära lakitatud, vaata. Nüüd saab nüüd ilusti pesta maha siin sopa, et kes teab, kas ma üldse tahan kunagi selle autoga siis kaasa anda need autogrammid või mitte, et kes siukest asja võib juhtuda, et ikkagi nii suure kaliibriga F1 sõitjad satuvad minu driftiautole nii lähedale. Vaata, oleks olnud raja peal, oleks võid nad sõitma ka veel panna. Siuke eriti äge üritus. Ja nüüd otse loomulikult see nagu Vitšketeli videos ei rääkimata, et ma ei tea, kas see on karma või mis asi see on.
et peale seda, kui need autogrammid siia peale sai ja siis ma ütlesin Maikelile, et sa ei tohi nüüd siin selle esiotsaga pauku panna, et see ära lõhkuda ja muidu ei saa uut. Ja Vitški ettelis. Näts mätasse. Aga õnneks ei juhtunud midagi, et siin neid enamus asjad jäid terveks ja seda te näete juba järgmises videos, et mitte väga detailselt, aga natuke räägime sellest majandusest ka siin, mis siin kõver oli. Ja lisaks ühe uuendusena on veel Pakolt tulnud meile siin kingitus, varajased jõulud võib selleks nimetada, et on need autode veeritamiseks rulad, mida saab tungida nii-öelda selle küljes. Ehk kui meil enne oli niimoodi, et me pidime auto sealt tungiga üles tõstma ja panema need plaadid alla, siis see on nagu nüüd täiustatud versioon, et sa saad panna selle siia paika, paned klõps lukku ja siis lihtsalt klõpp. Eriti kiirelt ja mugavalt saad auto üles tõsta. Siis saad lukku ka veel panna siit, hops. Ja siis saad veeretada. Ja need veerevad nii hästi, et ma olin üksi nagu üks päev siin ja auto oli siin kuskilgi. Ja siis mul oli vaja siia varuosa riiulisse saada. Siis ma lükkasin seda autot. Ja saate aru, et läks niimoodi hoo peale, et ta oleks pannud tagaotsa paugu sinna metallikapi sisse. Ma pidin oot, kus lähed? Pidin hoogu maha tõmbama. Et väga hästi libiseb ja veereb, et seda näete tuleviku videos ka. Nii et Pakol on ägedaid garaaži tööriistu ja asju. Ja nendel on see räkk on ka kaasas, et need on päris massiivsed, aga ülimugav on räkiga jälle ringi kärutada ja panna nad siia stäkkida või ma ei tea, see räkk seina peale panna ja stäkkida, et päris äge. Ja siis ma üks päev veel vaatasin seda varuosade riiulit siin, mis mul on. Seda manti on siia nii palju kogunenud, ma üritasin seda sorteerida ja ma ei tea, müüa midagi maha, sellepärast, et ma mingeid asju nagu ei kasuta. Ja ühe asjana näiteks, ma ei tea, kui keegi tahab endale ka budget 2JZ ehitada äkki näiteks, siis mul on toorik siin olemas. Võib-olla saab selle ploki ikkagi esimesse remontmõõtu taastada või mitte remontmõõtu, selles mõttes, et jääks ta originaaliks, kui ära hoonida, et kas sellest ühest silindri pesast saaks nii-öelda sellest roostest lahti. Kui ei saa, siis mul on esimesse remontmõõtu olemas tegelikult siin kõik kitt, kepsud, kolvid, vastupidi tegelikult. Siin on isegi arpipoldid on olemas, siin on saalesid olemas. Mul on tegelikult selle mootori taastamiseks nagu päris palju asju. Kui keegi tahaks saata selle Soome, seal tehakse remontmõõtu, kolbide asjade järgi, väntvõll. Siin plokis ei ole väntvõlli, siin on plokk ja ploki gaas. Siis põhimõtteliselt on see võimalik ja tegelikult mul on tutikas väntvõll ka olemas seal kola all kuskilgi. Et tegelikult saaks ühe 2JZ kokku ja tegelikult mul on siin veel karteri põhkisid ka. Esisumpiga karteri põhi on ka olemas tegelikult siin. Selle koja ma pean Laurile tagasi andma. Ja siis mul on tegelikult siin 350 juppe ka veel. Näiteks on diffreid, neid veel ei saa, aga võib-olla varsti saab. Ja siis mul on Extreme Clutchilt tegelikult VQ-le terve siduri komplekt olemas ja varukitt ka veel lisaks. Ja tegelikult on üks VQ mootor ka ju turbotatud valmis ja siin on 2 kompressorit. Nii et siin on VQ mingi tagasild, siin on amorte veel, siin on mingi ju see esisild ka veel, mis ei ole Wisewabi oma, mul need kuulerid, ma ei tea, kuidas ma nagu neid, kus ma neid asju müüa saan normaalselt, ma ei tea, soovitage mulle. Või ma pean Exceli tabeli siia alla panema kuhugi ära linkima, siis te saate vaadata, mis mul on. Aga ma pean Exceli tabeli valmis selleks tegema. Nagu tahaks tegeleda nende asjadega, aga samas jälle on nagu ei oska alustada kuskiltki otsast sellega. Nii et kirjutage mulle, kui teil on midagi vaja. Äkki mul on. Aga kirjutage meili, sellepärast, et sotsiaalmeedias võib asi kaduma minna. Aasta ost, millega ma võin väga rahul olla, on siin. Vaata, mõned asjad on niimoodi, et sa arvad, et see on jumala geniaalne plaan ja ma olen ikkagi sõnapidaja mees. Kui laikid täis tulevad siin Andrei õhutusel ka, et siis ma ostan Lada, Sixi, Vassi, mina ei tea, Kopika, heal lapsel mitu nime, siis ma olen selle peale ostu sellega täpselt sõitnud, ma arvan, mingi alla 100 kilomeetri. Siis kui me selle episoodi tegime, siis ma viisin Mari ühele vägevale teidile sünnipäeval vist selle Sixiga ja rohkem ma ei mäleta, et ma sellega sõitnud oleks. Ja nüüd mul ongi nagu küsimus, et mida ma taga teen. Me pidime Andreiga minema sinna ja Robiniga ju
mingile retkele nende autodega. Aga see tundub, et see aasta ilmselt seda ei toimu, sellepärast ilmad lähevad ka külmaks ära, see võiks nagu olla suvel. Siuksed lood sellega, et ma ei teagi, lähen viin ta garaaži ära ja siis unustan selle sinna ja 30 aasta pärast keegi leiab, vau, milline leid või äkki tuleb ikkagi järgmine aasta meelde, tuletage mulle meelde, et ta on seal ja saab selle tripi ära teha. Viime ta garaaži ära ja kui me autodest juba räägime, siis räägime teistest kotlettidest ka kõik, mis siin igal pool vedelevad ja mis plaanid millegiga on. Mis võti see? Aga see ongi lada võti, kõik ladad pead käima, see on see null võti. Vanasti olid mingid null võtmed olemas, ma ei tea, kas see vastab tõele ka. Kuule, ma võtsin üldse õiged võtmed kaasa, ma võtsin küllist. Ma ei tea, kas ma akujuhtme ka maha võtsin. Või on peal või? Tuled läks põlema aku ühe peal, nüüd on küsimus, kas aksu voolu on. Oota, topkata, oot, siit on vaja trossar lahti tõmmata. Võtame gaasi. Gaas pidi põhjas hoidma vist. Kurat, see on ikka üks vägev pill, vaata, hakka võib meeldima jälle ja jutt muutus 180 kraadi. Akujuhet maha ei võta, tuled, auto on seisnud, ma ei tea, 2 kuud ja tuled ja paned käima lihtsalt. Tegelikult on päris nagu hea ju. Oota, aga ma sõidan siit natuke edasi näitan, mul siin ühe sõbra auto on ka siin. Lähen vaatame seda ka või. Tšau! Kus oled? Kuule, peaks helistama talle või? Helistaks Andreile või? Kuule, su Balkanilt tagasi või tuled Balkani peole selle autoga või mis värk on või? Teeme siis mingit pulli või proovime helistada Andreile. Kas ma olen nüüd saanud sellisesse staatusesse, et minu kõnedele vastatakse ka või? Teeme ikka videokõne või? No vaatame, kas ta võtab mu videokõne vastu. Ma küsin, kuna ta oma siksi järgi tuleb. One eternity later. Nojah, tuleb siis kurbusega tunnistada, et ma ikkagi ei ole nii tähtis, et minu kõnesid vastu võetaks. Nojah, mis teha, käiks ilma siis. Üks sõber on vähem. Kurat, sul pole rooli võimu ju. Annab siin kitsastes kohtades väntsutada ikka. Noh, mul tuleb siuke nostalgia peale, et mu isa käis kogu aeg pani siksi iga päev siia garaaži ma tegelikult. Omal ajal, sellepärast, et neid ju varastati. Ja sellepärast see vanaisal garaaž on nagu soetatud ka. Et see oli iga päev. Iga päev oli siuke matk. 2-3 kilti vist kodu juured siia või. Et auto välja võtta, kui vaja sõita oli ja tagasi panna. Haiseb ka reist panema kähku ära. Õnneks see on nii pisike auto, vaata, see mahub ilusti ära, ei pea hakkama proovima. Proovid Karli 7 sinna mahutada või? See on nii pikk, et see ei jääks sinna. Võtame hakku juhtma ka. Kurat, selle jaoks on tööriistu vaja äkki. Oota, kas nüüd esimest korda on kasu või? Carbon 10 võti. Neid on olemas vampiro.comis veel piiratud koguses. Kuule on küll 10, aga jõle nätsuks on lastud. Ei saa või, saab või? Kuule. Saab. No näed. Võtmest on kasu. Neid leiab vampiro.comist. No nägid. Äge. Me tuleme siia tagasi, kui sinu tähetund on tulemas. Talvitu hästi, mu sõber. Maailmas on ju nii palju autosid ja neil kõigil on oma lugu ja ajalugu ja et teada saada, mis
vihjed ühe auto või teise kohta võib olla, siis on olemas Car Vertical. Car Vertical näitab teile siis autodega ajalugu. Ma panen siia näidisaruande, mida te saate kõik ise ka läbi telefoni või arvutis vaadata. Et maksimum aruanne on selline, kus on ka näha pildid, läbisõit, kas autoga on avariisid juhtunud ja nii edasi. Lisavarustus, auto keskmine, turuhind, madalam, kõrgem, et tegelikult väga palju informatsiooni teie jaoks lihtsasti kättesaadavaks tehtud. Kasutage Vampiroja sooduskoodi Vampiroja ja saate need väljavõtted endale natukenegi soodsamalt ja otse loomulikult kõik lingil leiab alt ka. Ja mul on silma jäänud üks kollane iludus. Tema oli meil komandeeringus hästi pikalt ära. Tema teenis Spotteri elukaaslase sõitmisi ja ta oli tubli. Ja nüüd ta on oma kodubaasis tagasi ja kui ta nüüd silma alla tulnud, siis mõtleks, et teeks ja laseks need ämblikud siit välja. Teeks ühe mannergu vahepeal. Mannergu laivi pole ammu olnud ja paneks need numbrid data kõik ekraani peale jooksma. Võtaks port sõitjaid jälle, uusi, vanu, noori. Ja siis tegelikult sellega nüüd üks huvitav nüanss ka oli. Seda on vaja natuke kõpitseda, siin on mingi piduritega mingi natuke pahandus ja tegelikult lambda andur oleks vaja ära vahetada ja siis vaadata, kas see pill hakkab ka ökonoomsemalt sõitma. Ja kui juba mannergule minna, siis nüüd ongi, kui saaks piisavalt palju rahvast kokku, äkki läheks siis 2 meeskonnaga taas kord ja prooviks seda diislipulli või. See ei ole peale viimast mannergut ka ju käinud ja liigutatud, ma ei tea, kas ta üldse käimagi läheb. Keeraks pumpa seekord õigele poole, et ta läheks veel ökonoomsemaks. Paneks siia normaalse aku peale ja rihmaliini me tegime kusjuures kordasin kunagi. Väga keeruline oli sellele õigeid uusi juppe leida niimoodi, et me pidime enamus asju taastama ja lihvima ja tegema, sellepärast, et ma tellisin mingid jupid, aga need tulid valed. Niimoodi, et ma ei tea, seda vanaga oli diislit on ka mitut versiooni, eriti nende rihmarataste poole peal. Huvitav oleks nüüd diisliga käia ja teha see uus katsetus ära, sest esimene kord see õnnestus peaaegu hästi, et kas saaks ühe tankimisega läbi või mitte. Teine asi, mis on nüüd mannergutele juurde tekkinud, on mannergu see rahvuskangelane või Iron Man või mingisugune värk, raudmees. See on see mees, kes sõidab üksinda 8 tundi ära. Kas sina oled see mees? Ma tahaksin öelda, et ma olen mentaalselt selleks valmis, aga ma ei tea, kas mu keha on selleks valmis. Tähendab, see oleks nagu üliäge proovida. Ma ei tea, kas keegi on ära selle teinud, et seda raudmehe tiitlit saada. Selle jaoks sa pead ka läbima 80% ringide arvust, mida on läbinud esimene. Kui esimene on liiga kiire, siis võib-olla isegi kui ma teengi kõik 8 tundi kaasa, ma võib-olla ei mahu selle protsendi sisse. Vot selles on see küsimus. Aga seda oleks huvitav proovida. Teil on jõudu kommenteerida ja laikida seda videolt piisavalt, et kas panna üks meeskond sõitma siis tava formaadis mannergut ja üks peaks proovima raudmees ja kas selleks peaksin olema mina või kes see olema peab, sellepärast keegi peab laivi ka ju pläkutama ja läbi viima mingil määral. Nii et mõtleme selle peale ja aidake teie kaasa. Pythoniga on ka siin sõidetud päris palju ja seda nähti ka palju liiklemas seal Saaremaa peal ja Muumaal. Et see oli ka nagu välja laenatud või renditud, et tegi tööd. Aga nüüd see ongi, et Karel on nüüd ise ka sellega sõitnud siin, et Python tahab ka hoolt ja armastust saada sellepärast, et see käigukast ikkagi siin teeb igasugust pulli vahepeal ja me peamegi üks päev selle ette võtma ja õli ära vahetama siin, vaatama, kas see aitab näiteks selle kastimurele kaasa. Kus sa tulid? Täitsa pekkis. Hall auto niimoodi hüppas nurga tagant välja. See on maailma parem ristmik, kui te saate avariisse sattuda, tulge siia Lasnamäele. See on nagu jõhker. Siin saab mingi 3 ristmikku või 2 tükki kuidagi imelikult kokku. Aga näed, ma olin mõistlik mees. Praegu oleks Pythoni maha kandnud. Kes süüdi oleks jäänud? Mina. Vist või? Jah, oleks vist küll. No jah, lobisen siin teiega. Ärge teie lobisege siis autoroolis telefonide asjadega. Et siin oleks jah seda kasti asja vaadata, kas saab paremaks ja eesisilda on tekkinud jälle kolinad. Otse loomulikult ma pean vaatama, mis õtsad seal nüüd läbi on. Ja tegelikult üks jälgija ja fänn saatis mingisuguse Bentley amordid ka, vaid uued õhkamordid, et see nina vajub ka tal vaikselt alla. Et Bentley omad peaks siia sobima idee poolest. Ja võib-olla saab siis selle talvel selle nina ka püsti siin. Nina püsti ringi käia. Ja rääkides sellest Webasto story'st, nüüd läheb külmaks ju. See Webasto kapp ise, see ahi on pekis. Sellele jõuti jälile, siis siin käisid ühed head diagnostikud mehed,
kes arvavad, et see on ikkagi läbi, lihtsalt ma sain Romulast siis täpselt samasuguse katkise asja. Nüüd on küsimus, kas ma tahan seda siia nii-öelda uuesti ära vahetada või mitte. Kas ma sõidan selle autoga talvel või mitte. See auto oli ka mõeldud teatud eesmärkidega, mida ma ei ole rääkinud ja ma veel ei hakka neid asju lubama siin, muidu te jäätegi mu käest küsima. Aga tegelikult oleks siin vaja turbot vahetada ka ja siin on üks lõdvik on kapoti all tegelikult katki. Ja siis võiks veel igast asju teha ja siis võib-olla järgmine aasta saaks juba minna miilile või midagi jälle. Vaata. Plaanid on kõvad, aga lubama ei hakka. Nii et elame päev korraga ja remondime ühest otsast vaikselt neid asju. Kuule näed, Andrei isiklikult helistas mulle ikkagi tagasi lõpuks, et me teda õigel ajal küll kätte ei saanud, aga no ta päris ära unustanud mind ei ole. Mis sa teed mu laadaga seal? Jäta mu laada rahule. Korda tegin, millal sa järgi tuled? Ei no tegelikult mul ongi kohe vaja, sest meil seda on ju sinna, sa reisi sinna Esikala panid kirja või? Reisi saate või? Muidugi panin. See läheb sinna kultuurikatle ette, mul on vaja seda, ma tulen homme järgi. Ei, no nüüd on hilja juba, ma viisin Emeksisse ära või? Las see piiru ja vastu, et see käima läheb. Ei, ma üks päev, ei ta läheb käima, ma tegelikult üks päev proovisin, ma võtsin aku juhtme maha, aga ma võin täna igaks juhuks proovida või? Ja, mul on 100% homme vaja, see ei ole siin oli. Kuule, ma just enda oma viisin garaaži, ma mõtlesingi, et pole midagi teha sellega, aga tegelikult peaks äkki kuradi Esikale ka sinna kuhugi maja ette tõmbama sellega hoopis. Poorati kostüümis. No jaa, aga vaata, sa kukud pudelisse kohe. Hakkab pista jälle, ei kuku. See siks jääb sinna ette seisma mingi pooleks aastaks. No täpselt nii nagu sina oma siia, jah? Või lennujaama või kuhugi, või kus sa jätad neid kogu aeg vedelema? Väga õige. Krankenwagen. Kuule, see on üheks Kareli lemmikuks saanud ju. Ma isegi vahepeal sõitsin sellega niisama tööle ja koju, sellepärast, et vana inimene ikkagi palju parem on autosse ronida kõrgemasse kui Paetoni. Ja vaata teistest näed üle, näed liiklust ette, hea sõita. Marsa mehe tunne on ka siuke päris hea. Ja see auto on nagu leidnud jumala palju tööd ja kasutust siin enne superfinaale. Superfinaalide aeg oli keda meie transferveer, see Marsa hotelli ja rajavahet mitu päeva. Ja kõigile meeldib ja selle kohta on oodata siis tõsist hooldusvideot, et ta on ennast hästi ülal pidanud ja ta on ennast tõestanud ja siis helitame ja poputame teda heade tükkidega, et enne tulebki autot kasutada, siis sa tead kõik, mis head ja vead tal on, saad varu osad tellida ja siis saame teha korraliku remondi episoodi. Nii et on mida oodata ja siin autol on ka Webasto. Kas on saaga number 2 ja Karel peab ikka külmetama talvel või äkki ühel autol ka kunagi Webasto töötab, mille ma ostan. See auto käis ka vahepeal rändamas. Teeme ruumi. Ja nüüd on küsimus. Siin tuleb veel mingi hooaja lõpu öömatsuuri. Need autod peaks nüüd olema mõlemad löögivalmis. Seda me vist nagu enam-vähem testisime, see töötas. Kas peaks siis Matsuurile minema pauku mürtsu tegema ja Audiga ära testima? Kas see jahutussüsteemi upgrade kõik on ennast õigustanud? Kas ta läheb kuumaks? Kuidas ta sõidab? Tuletaks need asjad meelde. Noh, Karelil väike tükike nüüd sees siin peale superfinaale, mida te näete järgmises episoodis, mis tuleb päris äge. Need, kes koha peal olevad, need teavad juba kõike. Aga need, kes ei tea, siis oodake see video ära. Ma loodan, et see tuleb üle pika aja siaka mõnus, pikk ja hea vaatamine. Nii et kommenteerige seda ka, vaata kui palju teil kommenteerimist on siis. Kummaga minna Matsuurile? Ma tean juba ette seda. Ja tegelikult ma tean seda ka, et see video sai ikkagi palju laike, et te tahate näha, kuidas ma selle autoga läheksin ülevaatusele. No me võtame selle pocket listi ja vaatame, teeme ära siis, et ma ei kujuta ette, mis sellest saab ja kuidas me seda filmime ja kõik siis juhtuma hakkab, et kui kaugel see Audiki oleks sellest, et Karel saaks sellega iga päev tänaval sõita. Võt oli siuke informatiivne sisutihe episood siia, et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme siis Kehala superfinaalide videoga õige varsti nädala pärast.